tere taas siis meie podcasti Vahetund, mis on siis täna meil siis viimane osa ka. Et mina olen Elanor siis. Mina olen Magda. Mina olen Patrik. Ja mina olen Jaak. Ma olen siis meie tehnikatiim, kes on olnud kõik need esimesed eelnevad episoodid meil kaamera taga ja puldidega. Nii et nüüd nad liituvad meiega, selline special viimane episood. Aga alustamegi äkki. Ja lähme siis kohe nagu lõpupikniku ja lõpetamise juurde. Lähme natukene väikse hüppe sinna tulevikku. Lõpupiknik tuleb juba see reede ja see on minu kõikidele klassidele. Et ma ei tea, ma tean, et teie, kuna te olete 11 klassist, te olite eelmine aasta ka, eks ole? Jah. Olime küll ja meil midagi erilist ei toimunud. Tegime selle pikniku aktuse ära ja siis oli lühike klassijuhataja tund. Ja see aasta on midagi sarnast. Ja, aga kas olete Elevil ka? Kas sina oled Elevil, Eleanor? Ma isegi natuke olen, et ma kuulsin, et jäätis saab seekord midagi, et... Kas eelmine aasta ei saanud või? Mina ei tea. Ma nagu mäletaks, et sai... Ma ei mäleta, mida me saime täpselt. Midagi me minu arust ikkagi saime. Aga jah, see aasta meile see uus, kes oli see juht? Huvijuht, jah. Ütles, et ta ostis mingi 550 jäätist koolile. Et kõik kohale tuleksid, et on vaja ära süüa. Just. Õige, ma tegelikult juba tahaks näha, mis jäätis on, sest nagu, ma loodan, et siis ei ole mingi külmilm ka, et külmaga jäätis süüa oleks võts rõva, aga Seda ta ei öelnud. Mis jäätist? No, aga loodame, et see on hea. Aga jaa, lõpupiknik, ma tegelikult ootan seda, sest nagu, kuna ma olen 12 klassis, see on nagu mu mingi viimane nagu Tamme kooli, Tamme gümnaasiumi lõpupiknik, nii et see on nagu tuleb tore. Ja ma pakun, et mul võib-olla hitib seal ka nagu, et see on viimane lõpupiknik, see on nii kurb. Ja samamoodi ka lõpetamisega. Teie eriti lõpetamisest veel ei saa nagu rääkida või teie juba järgmine aasta saate, aga sinna on veel aega, terve suvi on vahel enne, kui te 12 klass koputab ukse peale. Jah, et proovieksami sai tehtud matas, aga päris eksamid on varsti tulekul veel. Proovi eksam. Õigus, jaa. Ma unustasin ära, et nagu 11. on matas proovi eksam. Kuigi nagu ma tegin ka aasta, aga ma ei tea. Sinu tulevik. Sul on kõik need ees. Edu soovin sulle. Jaa, aga ma arvan, et see on okei, ma ei tea. Kuidas teil üldse need proovieksamid läksid? Kas oli esimese osa mingi... Seal oli põhiliselt nagu 10. klassi teemad sees. Okei. Jah. Aga ega seal 10. omi ma ei mäleta. Igatahes jah, seal oli erinevaid teemasid sellest 10. aga nagu nii palju, kui ma olen kuulnud, siis need tulemused olid nagu nad olid. Ei, see on aus, mul oli samamoodi. Päris nagu head need ei olnud. Enam olnud. Ja aga see on klassika, vaata. Ma mäletan ma selle, siis kui ma olin 11. siis ma õppisin 7 tundi järjest, aga ma sain nagu mingi 30 punkti. Aga ma nii, ma ei tea. It's okay. Aga ikkagi jah, lõpetamine on ka ees. Mul on juba kõik värgid-särgid on olemas tegelikult, nii et ma lihtsalt ootan, millal see tuleb, sest eksamid on kõik selja taga. Ja nüüd ongi ainult lõpetamine ja siis ongi kõik, mis on suht crazy. Sest see nagu aeg liigub nii kiiresti, sest ma nagu võrres mäletan, ma alles tulin siia kooli. Ma alles olin tutvumislaagris, mõttes ma nüüd lähen ära nagu. 3 aastat juba. Jaa, ei reaalselt, see on nii hirmus, sest nüüd ma pean uude kohta minema. Ja nagu, ma ei tea, see tundub hirmus olevat. Aga ma ei tea. Aga meil on arvestuste nädal nüüd. Praegu on arvestusnädal. Mis teil üldse on nagu arvestuste nädalal? Töid. Meil on siiamaani iga päev töid olnud. Päriselt? Reedel on ainukene, kus nagu ei ole töid. Oi jummal. Täna on 2 tükki. Homme on 1. Homme lähme me juba praktikanädalaga seoses ka ära. Nii vara juba või? Meil oli see praktikanädalaga seoses nagu veits teine asi. Et õpetaja tahtis meid ühte kohta, kuhu nagu järgmine nädal ei oleks jõudnud. Okei. Siis me teeme see homme. Jah, see on nagu väike nagu
kuidas ma seda ütlen, mis on nagu koolisõbralik. Väike selline kas see on prequel? Nagu sequel, aga nagu prequel. Eelmängu. Põhimõtteliselt ma ei tea. No ma tahtsin öelda pre-game sellele praktikanädalale, aga ma ei tea. ma ei tea, suht ongi. Jah, saate väikse maitse. Kuidas see aasta tuleb? Jah, just täpselt. Aga kas sul on iga päev midagi või sul on nagu mingid vabad päevad? Kuna kümnendikel on siin 3 päeva see riigikaitselaager, siis mul on päris vaba, ma ütleks. Õigus, jaa. Kas teil siis, kuna seal on nagu nad on riigikaitselaagril, kas siis teil pole üldse mingit töid arvestusnädalal või? No meil esmaspäeval oli keemia või okay. nagu vähemalt tehnoloogia keemia. Ja siis ma ei teagi jah, et teisipäev, kolmapäev, neljapäev on nagu vaba, et kes ei läinud laagrisse ja... Aga reede? Reedel ei ole ka vist midagi, et ongi see kas piknik ja järelvastamine, et kellel mida ja... Õigus, jah. Kas kümnendikel ei olnud see pärast nagu praktikanädalat ka 2 päeva või ei? Eelmine aasta nagu oli meil. Küll, ma ei tea päris. Ei ole vaadanud seda. No ma ei tea, ma ei ole nii kursis, ma lihtsalt tean, et see nädal on reedel. Ma ei tea, kui meil oli arvestusnädal, siis ma vaatasin seda, kohe kui see tunni arvestusnädala mingi plaan tuli välja, siis ma vaatasin kohe seda ja niimoodi, et millal ma saan lihtsalt kodus olla nagu vaba ajal või millal ma pean tulema kooli. Aga nüüd meil ei olegi, 12. ei ole, sest nagu meil on kõik läbi, meil ei olegi rohkem. Jah, meil ei ole vaja seda arvestusnädalat. Aga kui me juba nagu arvestusnädalast nagu räägime, siis räägime ka praktikanädalast. Ma ei tea, meil jälle 12. pole neid enam, aga mis teil üldse plaanis teie praktikanädalaks on? No ma tean, et 10. Tehnol on füüsikapraktika, midagi siukest, et lähme kuskile Otepääle ja teeme seda Goldbergi masinat ja... Ma ei tea, mis see on. No... ma ei oska ka niimoodi seletada siin. Mingi masin? See on nagu selline masin, mis nagu, mille eri osad aktiveerivad teisi osasi. Jah, aga neil on nagu kõik erinevad liikumised ja... Okei. Ma ei tea, kas minu väike kultuuri ajukene saab aru sellest, aga ma nõustun ja nõukutan. Ja ma ei tea, mis teil plaanis on? Peale selle, et nagu... No jah, see neljapäevane asi, kus me lähme ja siis, no ega meil on esmaspäev, teisipäev suht samamoodi, käime kuskil mingites kohtades esialgu. Teisipäeval me tuleme tagasi kooli ka, et me teeme keemiakatseid koolis. Keemiakatseid? Või no mitte katseid, me pidime mingeid, kas me pidime võid vist tegema? Üks asi ja midagi veel pidime tegema. Jäätis? Jäätist me tegime 10. lõpus minu meelest. Okei. Limonaad? Ei, seda me tegime ka ära. Okei. Ma ei tea, ma lihtsalt nimetan neid, mida ma olen näinud nagu stories. Siis ma loodan, et meil peaks midagi oli veel, mingi asi, mis me pidime tegema. Aga siis jah, kolmapäeval, neljapäeval me oleme Ida-Virumaal põhimõtteliselt, või no me lähme. Et aga seal me oleme lihtsalt, kui me lähme sinna, siis me käime läbi mingid muuseumi, mingid vabrikuid veel, või noh, laborid, vabrikuid. Ja siis ööbime ja põhimõtteliselt neljapäeval tagasi teel samamoodi käime mingid kohad läbi. Okei. Reedel on ka üks külastus, aga siis on nagu ainult üks asi. Rohkem polegi nagu. Mina ei tule reedel. Mina käin Baltikal. No... Sa pead seda Kirpule seletama. Ma olen juba Kirpule rääkinud. Ta ütles mulle, et ta teeb mingi lisaülesande mulle. Jaa, meil on ka olnud nii, et keegi ei saa tulla mingi praktikapäev, siis ta peab tegema mingit lisaülesannet. Ja ma jään neid praktikaid igatsema, aga samas, ma ei tea, ma võib-olla olen õnnelik, et meil 12 klassi lõpus ei ole, sest siis ma saan nagu keskenduda ainult nagu sisseastumistele ja... Mis praktikad sul olid üldse? Mida? Mis praktikad sul olid üldse? Jumal küll, ma ei mäleta. Me siis käisime kusagil Eesti peal ringi ja siis nägime kultuuri. Ma tean, et nagu 11 klassi lõpp. Me käisime Pärnus, Viljandis ja siis me käisime, tulime tagasi Tartusse ka
10. me käisime Setumaal ja Võrus. Ja siis me käisime mingi mitte põllumaja, aga mingis muuseumis, mingi talumuuseumis, kus me ka ööbisime. Nii et me ikkagi oleme nagu käisime Ludjaga sõitmas, see oli vist 11 klassi lõpp. see on äge. Ja see oli äge, ma ei olnud kunagi Lodjaga sõitnud, see oli suht nagu vinge. See on nagu seest, kui sinna on nagu, mitte ainult väljas olla, vaid lähed sisse ka, siis on nagu, vau, sa nagu isegi saaksid elada seal. See on päris äge, sest seal on nagu mingi köök oli olemas, seal oli mingi voodid, vist oli isegi mingi istumiskoht, nagu diivan või midagi, ma ei tea, ma ei mäleta enam. Aga see on suht äge. Nii et ma ei tea, kui teil nagu ei ole plaanis klassiga nagu mingi praktikanädalal minul Lodjaga sõitmist, te võiksite teha näiteks nagu mingi ühise mingi klassi olemise, sest see tegelikult on päris äge. Ma tean, me tegime seal Titanicut. Klassikaline, kui sa oled kusagil paadi või laeva või mingi selle asja peal, siis peab seda tegema korra ära. Aga ma ei tea jah, praktika, no lihtsalt kultuuri täis. Nii et ma isegi ei tea, mis oleks meil nagu, kui meil oleks 12. praktika, siis kus me läheks. Sest nagu me oleme suht käinud paljud kohad läbi, mis on sellised kultuurilised, mitte ainult praktika nädala pärast, vaid nagu niisama ka mingi kultuuriretked. Aga ma ei tea jah, meil selliseid, ma ei tea, masina ehitamisi ei ole ja nii et aga no, mis seal ikka. Aga klassireisid, kas teil tulevad mingi klassireisid? 11 tehna läheb Soome päevaks ainult. Meditsiiniga koos vist oli see. Oli meditsiin. Ja meditsiiniga koos. Väike bonding moment. Ma ei tea kedagi meditsiinist. No saadki tundma õppida nüüd. Ongi võimalus. Vaata, see on klassika, et just nagu mingid viimasel aastal või midagi siis hakkad kõikide inimestega tutvuma ja siis järku nagu pead juba ära minema ja sa ei näegi neid mitte kunagi enam. Aga see Soome tundub huvitav. Kas te juba teate ka, mida te teete seal või? Mis teil plaanis on seal teha? Me lähme sinna mingi lõbustusparki ja siis saame niisama Helsingis olla. Õigus, jaa, mis oli mingi Linnamägi? Ja. Ma ei ole seal ise käinud, aga mu sõbranna käib seal hästi palju. Ja ta ütles, et see on äge koht, nii et nagu ma ei tea, kord elus peaks ära käima. No jah, soovin neile edu. Mina ei lähe. Ja nad lähevad kuskil kell 5 hommikul. Kell 3 hommikul bussid välja. Kooli juurest. No. Soovin neile edu. No jumal, küll tuletab mulle meelde Poola reisi, siis kui me pidime kell 4 mingi siit Tartust mingi luksiga minema, see on juba kell 3, oh my god, see on reaalselt jube. Ja nad ilmselt ei maga väga. Ja, ma pakun ka. Ei, kui tahad 9 päevaks ka, siis on nagu eriti. Ja nad tulevad õhtul öösel tagasi. Oh no. Kell 1 järgmine päev Tartusse tagasi. Seda teeb peaaegu nagu 24 See on kiire reis neil, jah. Aga praami peal saab magada, I guess. Kui? No jah, kui sa saad. Aga ma arvan... mingid toad on? Ma pole kindel. Aga kusagil diivani peal oled seal natukene siis nagu... on võib-olla bussis juba parem. Jaa, bussis võib. No ma pakun, et magagi nii palju, kui te saate, siis muidu te reaalselt ei ela üle seda. Ma vist teen niimoodi, et ma lihtsalt magan eelmine päev mingi päeva keskel lihtsalt. Ma arvan, et see on tark tegu küll, sest muidu sa oled liiga väsinud, et üldse midagi teha. Aga teil, kas teil on tehnoga mingi? Jaa, 10, meil on see küll alles nagu plaanil, aga me mõtlesime minna klassiga siis Taevaskotta ja teha väike matk. Ja siis natuke grillida ja aega veeta. See on armas, see on küll armas. Et jah, meil ei ole väga siukest 24 tunnist reisi kuskil mujal, et me lihtsalt võtame natuke siin lähemal. Ja seda jõuab teha mingi muu klassi lõpeta. Mingi 11, 12 võib olla suur tõenäosus. Aga see tundub huvitav. Me oleme ka käinud klassiga Taevaskojas. Ma tegelikult ma ei tea. Ma vist põhikooliga. Igatahes ma olen kunagi küll käinud klassiga, aga ma ei tea, mis klassiga. Pigem vist põhikooli. Aga see on päris äge küll. Ma ei tea, kus see grillimise koht on seal. Midagi seal kuskil pidi olema. Ma ei mäleta päris kus täpselt, aga ma olen käinud
põhikooliklassiga ja seal oli küll, me grillisime ka seal ja okei. Ma ei tea, kas te olete Tavaskodas käinud või? ma ei ole kordagi käinud. Päriselt? Kuidas? Ma mõtlesin, see on nagu mingi iga põhikooli mingi bucket listis nagu, et jah, et peame käima seal ära, et ma tean, et meil põhikoolis osad klassid käisid, aga meie klass ei käinud. okei. Noh, jah, küll sa kunagi jõuad sinna. no võib-olla. jah, see on tegelikult päris äge. Kas see on see koht, kus sai nende mingi nende ratastega või mingi skuuteritega või tõukeratastega sõita või? ma isegi ei tea. ma ise vist pole näinud seal, kui ma viimati käisin seal, aga ma vist ajasin siis, ma vist igatahes ma olen Tavaskodas ka käinud. Aga ma olen mingi sellises kohas ka käinud, kus me nagu mingi matkaraja peal saime sõita mingid tõukeratastega. Ja siis nagu jah, ma ei tea, igatahes meil on ka klassireis, aga ma ei lähe sinna. Ma ei tea, kuhu nad lähevad enam, aga ma ei tea, mul on mingi oma reis, nagu ma eelmises episoodis rääkisin Itaaliasse. Aga räägime siis juba suvest. Kui me juba ma pakun, et klassireisid on suht nagu suvekuul, ma ei tea, teil on juunis, eks ole? no meil on põhimõtteliselt pärast praktikanädalat kohe teisipäeval. Juuni. Vist, jah, juuni. Juuni, 9. Okay. Aga kas teil on mingid muud suveplaanid ka juba valmis tehtud? ei, mul ei ole. no, täpsemalt ei ole, aga ma vist lähen sõpradega lihtsalt rattamatkasi tegema. Nagu eelmine aasta me käisime Elvas ja Otepääl. Vau, oota nagu Tartusse nagu sõit. Kambjast edasi-tagasi. Vau, okei, see on küll crazy, ma ei suudaks. See oli väga lõpus me olime nii väsinud, et ei jaksanud kuhugi minna enam. Ma usun, edasi-tagasi on nagu rets. Kui pikk see oli sul? Nagu kilomeetrites? Ma ei tea täpselt. no okei, ütlesid, kui kaua see võttis? 4 tundi. Ma oleks arvanud, et 20. Okei. See oli vist 3 tundi sinna ja siis 3 tundi tagasi. 3? Sa ütlesid 4 tundi? Ma ei mäleta. Okei, selge. Aga kas te lähete nagu mingi suurte seljakottidega või? Nii nagu? Meil olid lihtsalt tava koolikotid ja mul oli ratta mingi kott peale pandud. Vau, okei, no see on crazy. I mean, see on tegelikult päris huvitav, sest vaata, seda ei tee iga päev. Et ma arvan, et ja suvel on ka tegelikult vist nagu suht nagu hea, kuna siis on soojem, sa ei pea mingi kui ilm on hea, siis on nagu nojah, nagu sa võid iga päev minna. nagu päris jah, nagu mingi paksu jopega ei tahaks ka sõita, vaata, nii et nagu jah, ma arvan, et see on huvitav, aga sul on mingeid, ma ei tea, ma vist eelmine kord küsisin ka sult, ütlesid vist ei. no mul on nüüd natuke juurde tekkinud selles mõttes, et kuna ma kooli ajal väga reisida ei saa, sest kool on ja kõik siukene, siis mul on nüüd suvi täis reise. Et me lähme sõpradega siis Tallinnasse ja siis meil on perega reis Bulgaariasse mõeldud välja. Bulgaaria, oh my god, see on see Bulgaaria. Okei. Ma millegipärast ajasin korra seal on Bulgaaria. Bulgaaria on see, eks ole, kes see Eurovisiooni võitis. Ja, just. Ma ei tea, mul tuli kogemata Valgevene millegipärast pähe. Ma ei tea. Aga Bulgaaria on huvitav. Ma ei tea, mis seal võib olla. No, odavad hinnad on seal. Selles mõttes, et jah. Kas oli veel mingi kohakene? Praegu ei ole midagi. Selles mõttes, et Bulgaaria, Tallinn, on 2 head kohta mõtta. Ja ei, mul on nagu mul on see Itaalia reis, eks ole. Võib-olla on ka Saaremaa reis. Enda sõpradega lähme sinna. Aga see ei ole kindel. Ja siis terve suvi ma olen ka Lottemaal. Töötan, saan raha, teenin raha. Sest kui ma saan sinna ülikooli, kuhu ma tahan, siis mul on vaja ühika jaoks raha. Nii et jah, ikkagi sellised rasked ajad. Aga ei, tegelikult seal Lottemaal on tegelikult päris tore töötada. Eriti kui sa oled nagu mingi gümnaasiumi õpilane või midagi ja sul on vaja raha. Sest
ma ei tea, vähemalt mulle ta on suht selline lõbus koht, seal on nagu toredad inimesed. Ma muidu nagu, noh, ma töötan seal toitlustuses, eks ole, et seal olid nagu küll toredad inimesed ja ma tegelikult näitlejate seas on ka väga palju toredaid inimesi on. Ja nagu, sest nagu, kui sa ööbid seal, siis sa toitlustuse need või kaubanduse need inimesed on puutuvad hästi palju näitlejatega kokku ja siis nad kõik saavad koos nagu midagi lõbusaid asju teha ja siis mõnikord me mängimegi mingeid lauamänge, vaatame mingit filmi, ma ei tea, teeme mingeid muid tegevusi, mis on päris tore ja mul on päris palju tuttavaid ka seal nagu näitlejate seas, nii et nagu mul igav ei hakka. Aga jah, ma ei tea, Lotte võtab suurem osa mu ajast ära, ma pakun. Siis ma pean ikkagi nagu korralikke trippe tegema sinna bussiga, sest mul luba ei ole veel ja mul ei siis saa neid lubega see suvi teha, sest mul ei ole aega. Nii et järgmine suvi. Ainult loodad või teed ka? No ma loodan. Ei, ma tegelikult lock-in'in ka päriselt nagu trust. Ma oleks pidanud tegelikult see kuu võtma nagu endale mingi 6 sõidutundi, aga ma olin nagu raha ka kogunud selle jaoks. Aga ma jäin hiljaks, siis mul oli lihtsalt 0 aega põhimõtteliselt, nagu kõik olid ainult ühesed. Vaata, kui sa teed tubes, nagu parem on võtta 45-sed need tunnid, vaata. Et siis sa jõuad ka tegelikult teha midagi. Aga nagu seal olid ka ainult ühesed tunnid ja siis nagu mingi väga halval ajal ja siis ma olin nagu, et okei, ei, ma ei hakka isegi. Ja siis ma lihtsalt loodan, et Tallinnas ma ei hakka ka, kui ma lähen nagu, ma tahan ülikooli minna Tallinnasse, siis nagu ma ei hakka Tallinnas tegema, ei lube, ei. Aga vaata, siis sa saaksid Tallinnas selle kogemuse kätte, kuidas seal sõita. Ja siis sa saaksid ülejäänud Eestis ka hakkama. Lõpeta. Ära isegi paku mulle seda välja. Ma olen nõus Tallinnas sõitma ainult siis, kui ma istun kusagil kõrval. Mina rooli taga ei ole, sest nagu juba Tartu mingi see liiklus nagu mulle meeldib tegelikult sõitmine on lõbus, aga nagu juba see liiklus on nagu kohe, kui ma auto välja suratan, ma satun paanikasse. Või no mitte päris paanikasse, aga mul hakkab hirmus, ma olen nagu, et ai. Aga ma ei tea, see lubade värk on selline väga huvitav asi. Ma pole isegi teinud teisi eksamid veel ära. Kuigi teooria on mul läbitud ja värk, aga siis ma pean need tavalised need online testid tegema ära, siis mul on autosõit. Ja seal peab need ära tegema ja siis ma saan teha nagu eksami ära ja siis ma pean veel esmaabiks selle värgi tegema ka ära. Esmaabiokoolituse. Aga ma ei tea, jah. Crazy things. Aga jah, ma ei tea, no kui me juba ülikoolist hakkasime rääkima, siis nagu jah, et siis kõikidele teile siis teada, et ma tahan kandideerida Eesti Kunstiakadeemiasse lavastuskunsti erialale, mis on siis põhimõtteliselt nagu sa põhimõtteliselt disainid siis nendest teatrites neid lavasid, filmisette, neid kostüüme ja grimme ja kõik värksid. Tegeled sellega, vaata, nagu kujundusega põhimõtteliselt. Ja nüüd sinna on nagu tuli ka ooperi juurde, nii et nagu ooperiga saab ka tegeleda ja siis ma mõtlesin, et see on väga hea, et nagu lai valik, kui ma tahan, siis ma saan teatrimaailmas õppida, mis on nagu, ma ei tea, mul praegu top 1 ja siis samas mul on ka filmimaailm on avatud ja ka ooper ja mis kõike seda värki-särki, et nagu see tundub huvitav. Muidu ma oleks nagu, ma alguses mõtlesin, ma kandideerin sinna Tartu Ülikooli BFM-i filmikunsti kunstnikuks ka, aga seal ma nagu sisseastumistega olen natukene hilja peale jäänud, sest ma oleks sinna pidanud tegema nagu mingi 5-minutilise enesetutvustusvideo, essee, siis saatma enda portfoolio. Aga ma nagu siiamaani teen EKA esseed ja mul on tähtaeg 4. juunil. Nii et kiireks läheb juba. Jah, mul on mingi 8 päeva aega. Aga ei, ma suudan. Mul on juba nagu suurem osa tehtud. Ma pean 2000 sõna kirjutama, mul on mingi 700 olemas. Nii et ma arvan, et jah, ma ei tea. Ja ma loodan, et ma saan sisse, nad võtavad mingi 7 inimest
sinna ja üle aasta, nii et natukene raskeks läheb, aga ma ei tea jah. Ma ei tea, kas... Meil on jah, aeg hakkab vaikselt otsa saama. Jah, ma mõtlesingi, et saabki liikuda edasi hot takes'ide juurde. Kiirelt tuleb ära teha. Jah, meil ongi, et esimene hot take siis. Meil on jäätisetorbik on ilma jäätiseta paremad. Parem. Ma ei tea, kas te arvate nii või? No ma peaksin ütlema, et see on tegelikult päris hea jäätisetorbik niisama. Oleneb vähemalt sellest nagu ja ma mõtlen ka, firmast. Aga samas mulle meeldib vist jäätise osa rohkem. Sest nagu, ma ei tea, ma olen, mu ema ostis mingi koobi jäätise või midagi, seal oli nagu, vaata selline torbik, kus on nagu all on see šokolaad. Aga loogi, kui ma seda sõin nagu ilma jäätiseta, siis ma ei nagu, et ma ei tea, suht kuiv. Mulle meeldivad need, vaata, kui jäätis otsa saab ja siis see lõpuosa, kui midagi sees ei ole, siis on nagu jah. No, seda küll jah. Seda küll, ma ei tea, mis teeb. No, mina ei saa kurta, selles mõttes, et ma sõin kõike torbikuga, et... Ja seda küll, ma ei tea sul. No, mõlemad eraldi on nagu ka head, aga koos nad on veel paremad. No just täpselt. Ma mõtlen ka, nagu koos on selline mõnus kombo. Aga ma ei tea, ma eelistan vist... Ma ei tea, kui ta üksinda on, siis ma ei tea, midagi on puudu vähemalt või niimoodi. Ja mõned jäätise need torbikud sobivad väga hästi nagu jäätisega kokku. Nagu muidu need olekski lihtsalt kuiv mingi käkerdis. Et kui see on nagu jäätis on seal sees, siis on nagu, et see annab maitset juurde. See väga oleneb ilmselt sellest jäätise torbikust. Jah, kindlasti. Aga järgmine siis on, et või tahad sina lugeda? No ma võin siis, et lõbustuspargid on veeparkidest paremad. No. Ma ei tea, kui palju te olete käinud lõbustusparkides või... No, Patrik, sina lähed lõbustusparki, kommenteeri. Mul ei ole varasemalt kogemust. No. Ma ei oska võrrelda. No, ma käisin, siis kui ma Ameerikas käisin, siis ma käisin ühes lõbustuspargis, Hershey mingi theme park. Siis seal oli koos nii veepark kui ka lõbustuspark. Aga nagu, ma ei oska, nagu, ma ei tea, see lõbustuspark oli nii nagu, veepark oli selline nagu väike osa sellest, aga ma ei oska kuidagi neid võrrelda, sest need mõlemad olid päris ägedad, sest seal oli üks selline suur bassein, mis nagu iga mingi minuti või mingi 10 minuti tagant hakkab meil laineid tegema ja see oli päris lõbus. Ja seal oli nagu mingi suur ehitis ka, mis on nagu mingi mänguradasid täis ja siis nagu mingi suur nagu pang täitub veega ja siis ta kukub ja siis kõik lendab peale ja mingit sellist asja, eks ole, see on päris äge. Aga samas nagu need lõbustuspark oli ka jumala äge, sest nagu ma ei olnud varem käinud lõbustuspargis. Ma olen ongi vist ainult 2 korda elus käinud lõbustuspargis ja see oli siis, kui ma nagu käisin Ameerikas. Ja see oli suht äge, aga ma ei oska võrrelda neid, ma ei tea, kuidas teie. No, ma ka ei ole palju lõbustusparkides käinud, kui ma olen, siis ma olen mingi hästi väikestes käinud, mis on vaata, nagu nendel laatedel on nagu korraks midagi siukest, et nagu sellistes olen käinud, et ma ei oska väga öelda midagi lõbustusparkide kohta, aga mulle väga meeldivad veepargid. Et ma olen väga palju käinud seal nagu mingi spaades, kus on veepargid ja igal pool nagu mingi Poolas, Leedus ja igal pool nagu. Need on päris lahedad nagu ma ütleks, et kui sa vaatad nagu, kui sa oled käinud kuskil Poolas ja Leedus seal lõbustus veeparkides, ja igal pool spaades, siis eestamad tunduvad nagu natuke siukesed vaatad ja mõtled. Ma ei tea, ma käisin Poolas ühes mingi spa või veepargi selles ja see oli päris nagu crazy. Aga minu meelest seal looki oli halvem kui Pärnu see terviseparadiis. Aga seal nagu küllap ma käisin mingis Sakopane mingi värgis ka, nii et nagu see on suht selline, vaata, mitte, ma pakun, et seal Krakowis või mingi Varssavis võivad olla palju uhkemad nagu mingid need. Nii et ma ei tea, ma seda Peak Poola veeparki ei kogenud. Aga jah, kas sul on midagi kommenteerida? No mulle meeldi lõbustuspargid. Ma olen 1 korra käinud ja sellest mulle piisas. Sellest piisas, jah? Okei.
mind ei, jah. okei, aga Ma pigem käin veeparkides. veeparkis, okei. Ei, see on aus, see on väga aus. See oleks, meil nagu Eestis on ka ainult veepargid, ma ei teagi, lõbustusparke nagu ei olegi ju. Mitte üldse. Sellist suurt jah. Jaa. Aga 3. siis. kas sa soovid seda ise võtta, kuna sul on viimane siin ja Nii armas, muidugi. Noh, ütleme siis, et Starbucksi kohv on parimal juhul okei. Kas te olete Starbucksi kunagi joonud või? Ma olen 1 korra seda saanud, kui ma Soomes käisin ja noh, ma ei tea, ma ei mäleta väga, kuidas see oli, aga no kuna ma kohvi joon niisama ka, siis no ma ei tea nagu, ta ei ole sama asi, vaata päris, ta ei ole nagu kohvi, see Starbucksi jooma, et seal on nagu teisi asju juurde pandud, et noh, ta on omamoodi värk. Omamoodi värk. Ma ei saa teda kohviga nagu samasse asja päris panna. Jaa, seda küll. ma olen ainult proovinud mingeid mingi külmutatud asju, mis Aa. poodides saab ja mulle ei meeldinud need. Kas need on need mingi limonaadi? Ei. Ta on mingi sellises väikeses pudelis külmaletis vahepeal on. Need, jaa, okei. Sina? jah, ei, ma ei ole kunagi proovinud, aga ma väga palju olen nagu näinud TikTokis ja vaatan, kuidas kõik nagu, eriti need ameeriklased nagu. Jaa, sama. Ja siis see nagu, jah, tõesti see pani mind mõtlema, et nagu, sest ma ei tea, seal Starbucksis, vähemalt kui ma olen nagu TikTokis mingit ameeriklasi näinud, kuidas nad ostavad, siis seal nagu sa vaatad nende nagu tellimusi, seal on nagu räigelt suhkrut, nagu palju rohkem, kui lihtsalt mingi teerusika täis suhkrut, nagu palju rohkem. Ja ma mõtlen, et see ei saa kohv olla väga, et... Ja see on crazy. Ma olen ka näinud neid, aga nad on nii luki nagu, näevad head välja, ma ei saa midagi kurta. Ma ise olen joonud 1 korra ja see oli Poolas ja see oli, aga ma ei võtnud nagu mingit väga nagu mingit suurt asja, ma võtsingi nagu kohvi, see oli mingi brownie kohvi, väike, natukene whipped cream, väike see vahukoor oli peal, jah, just. Ja see oli suht hea. Ma ei tea, mul tuli suur energia sinna, sest ma olin terve see päev, ma olin jumala väga madala energiaga olnud, aga siis mul järsku tuli suur energia ja siis ma olin väga õnnelik ja siis see tegi mu elu paremaks sellel päeval. See võis olla suhkrust, Ma ei võimalik on, jah. Kes teab. Aga jah, noh, ma ei tea, see oligi meie viimane hot take üldse. Ma ei tea, kas teie järgmine aasta jätkate seda sama podcasti või kuidas see on, aga... Ilmselt mingid teemad peavad ilmselt muutuma, et see nüüd, mida me see aasta tegime, saab ilmselt läbi sellega. Aga jah, see oligi meie viimane episood ja mina enam järgmine aasta ei tee siin Tartu Tamme Gümnaasiumi YouTube'i kanalil ja meie vahetunni Spotify taskuhäälingus ühtegi feature'it ma ei tule kuhugi, kui just ei kutsuta, vaata, aga ma ei tea, see on veits naljakas. Aga tegelikult on kurb. Tegelikult on natuke kurb, sest see on päris tore. Mulle meeldis seda teha, sest ma alati mõtlesin, et tahaks taskuhäälingut teha, aga nüüd saigi proovida. Aga jah, kui midagi rohkem ei ole öelda, siis ma arvan, et tänaseks on siis meil kõik ja loodetavasti te näete neid järgmine aasta ka. Ja oli väga aitäh, et te kuulasite üldse meie podcasti, vaatasite meie videoid ja nägemiseni siis. Ma oleks võinud midagi eepilisemat öelda. Ma olen vahetund out.